Tere tulemast kuulama podcasti She Knows Amazon. Mina olen Ella Rand ja ma olen täna siin koos Kelly Puhtlaga. Kelly on Amazoni ekspert ja konsultant, kes aitab inimestel alustada oma Amazoni äri ja kasvatada seda. Täna jagab ta meiega 4 soovitust hiljutiselt konverentsilt Amazing Days, mis toimus Bulgaarias. Ja Ella, aitäh selle ilusa tutvustuse eest, et tõepoolest ma olen viimasel ajal päris mitmetel Amazoni konverentsidel käinud üle Euroopa ja olen ka osa siis 2 mastermind grupis, nii et seda infot siis, mida teiega jagada, on omajagu. Jaa, Kelly, aga hakkame siis kohe pihta. Mis on esimene soovitus, mida sa soovid meiega jagada? Ja esimene soovitus siis on see, et keskendu oma Amazoni äris siis olulistele põhiasjadele kõigepealt. Ja mida ma siis selle all mõtlen, on 2 elementi, sinu toode ja sinu tooteleht. Et ära nende 2 sammuga viili. Võib tekkida tahtmine siis kulutada raha turunduskampaaniatele, otsida influencereid, et tuua siis välist nii-öelda liiklust, aga ikkagi kõigepealt on oluline see, et sa tõepoolest pingutaksid selle nimel, et sa tooksid turule midagi, mis eristub ja oleks parem siis sinu konkurentidest, kas ta on siis ilusam, vastupidavam, parema funktsiooniga või midagi muud. Kas on midagi olulist veel, millele tähelepanu pöörata? Jaa, et ma ütleks, et nii-öelda selle vundamendi osas on veel elemente ja ikkagi number 1 on sinu toode, et sellest ei nii-öelda pääse ümber, et tõesti loe, mida on sinu kliendid konkurentide tootelehtedel öelnud, et mille üle nad kurdavad, mida nad sooviksid ja pinguta selle nimel, et siis sinu toode oleks nendest parem. Ja teine väga oluline element on sinu tooteleht. Mõtle sellest kui sinu toote ja brändi visiitkaardist, et inimesed, kui nad ostavad Amazonis, nad ei saa ju sinu toodet katsuda, selle suurust näha, ma ei tea, lõhna tunnetada, vaid sa pead seda kõik edasi andma enda tootelehel, et sa pead andma info edasi, et kuidas sinu toode sinu kliendi elu siis kas kuidagi paremaks, ma ei tea, mugavamaks muudab. Ehk siis minu soovitus on kvaliteetsed tootefotod ja lase need fotod siis kujundada ära graafilise disaineri poolt. Et see lihtsalt tagab, et oleks ilusti tehtud. Ja loomulikult on siis Amazonis ka väga olulised review'd. Ehk siis jällegi, kui sa oled selle sammuga vaeva näinud, et sinu toode on hea, siis suure tõenäosusega saad sa ka häid review'sid, mis määravad suuresti sinu edu Amazonis, sest mida paremad on sinu review'd, seda julgem on ju klientidel ka sinu toodet osta. Ja 2 viimast elementi, mida ma siis ütleksin, on see, et kui sa oled ära registreerinud enda kaubamärgi, siis sa saad ka lisamoodulile ligipääsu, seda kutsutakse siis A+ content'iks, niisugused lisapildimoodulid ja saad ka ühe video lisada juureks, ehk siis sul on nagu veel rohkem võimalust inimestele näidata, seletada, kuidas siis sinu toode ikkagi nende elu paremaks teeb. Ja viimane on siis kaubavaru, ehk siis planeeri oma laovarusid ja väldi olukorda, kus sa jooksed siis out of stock. Väga hea, ma olen täiesti nõus sellega, et tugeva vundamendi loomine on kriitilise tähtsusega, et tihti hajubki tähelepanu ära turundusvõtetele, aga tegelikult on vaja keskenduda baasile. Ja täpselt, et ma olen ise ka sinna nii-öelda lõksu langenud, et teinud influencer-kampaaniaid, ma ei tea, väga tugevalt siis PPC peale kulutanud, aga ikkagi, kui su tootel on mingid vead küljes, siis sa ei pane ühegi turunduskampaaniaga tegelikult enda nii-öelda toodet ju müüma. Et tegelikult ei tasu üle mõelda, et hoida lihtsalt põhiasjad korras ja siis ei olegi nii keeruline Amazonis müüa. Jaa, ma ütleks küll, et see lihtsustab kohe väga palju Amazonis müümist.
aga läheme siis järgmise soovituse juurde. Jaa, et järgmine soovitus on minu poolt see, et tea enda turu suurust ehk siis inglise keeles market volume ja kui sa juba müüd Amazoni platvormil, siis tea, kui suure osa sina sellest turust endale saad ehk siis market share. Seda sa saad siis Helium 10-s vaadata kasutades market trackerit. Kui sa alles alustad toototsingut, siis turu suuruse saad sa teada vaadates siis, kui palju käivet teevad kokku sinu konkurendid ja kui sa siis juba müüd ja vaatad siis, kui suure osa sina sellest koguturust saad, siis see annab sulle selgust sinu äri kohta, et kus sa praegu oled ja annab sulle võimaluse seada suuremaid eesmärke. Väga hea, ma saan siis aru nii, et see turu suuruse teadmine ja see info annabki ülevaate sellest, mis rahad seal nišis üldse liiguvad ja kas see on üldse jõukohane, kuhu astuda. Et ma kujutan ette, et mida suurem turg, seda konkurentsi tihedam on nišš. Ja täpselt, et üldjoontes küll, et ikkagi mida suuremad rahad mingisuguses nišis liiguvad, seda rohkem inimesi on, kes sellest osa tahavad saada, nii et alustades ma soovitaksin ikkagi rahulikumaid nišše vaadata, kus see konkurents veel nii tihe ei ole. Aga siis läheme siis edasi järgmise punkti juurde. Ja kolmas soovitus minu poolt, see oli siis üks minu lemmikumatest nii-öelda presentatsioonidest siis Amazoni konverentsil Amazing Days ja seal ta rõhutas seda, et AB testi enda esipilti. Mida see siis tähendab, on see, et sa saad laadida ülesse 2 esipilti, siis ühed sinu kliendid näevad pilti A ja teised kliendid näevad pilti B ja 2 nädala pärast siis Amazon annab sulle tulemused, et kumb pilt siis rohkem klikke sai ja kui palju siis nendest klikkidest ka konverteerus müügiks. Et see oli siis üks selline soovitus ja ta tõi ka välja kuidas sa saad oma esipilti huvitavamaks muuta. Näiteks üks variant on see, et kui sa müüd midagi hästi nii-öelda natuke sellist igavat, ta tõigi välja, et näiteks adapterit, siis näita oma esipildil seda adapterit erinevatest külgedest. Näita seda eestvaatest, tagavaatest ja külje pealt. Ehk siis sinu esipildi peal on justkui nagu 3 toodet. Aga jällegi, see kindlasti paistab rohkem silma, kui lihtsalt adapterit näidata. Teine, mis oli minu jaoks huvitav, on see, et kasuta oma esipildi peal modelli. Näiteks sa müüd laste puslet, siis näita, kuidas laps seda puslet kokku paneb. Ja modelli kasutamine annab ju tegelikult väga hea ülevaate ka toote suurusest, et sa saad selle mõõtkava taju, et ja täpselt, et ma olen sellega nõus, et jällegi nagu ma enne ütlesin, et sa ju ei poes sa saad kohe ju aru, kui suur toode on, eks ole, aga jällegi Amazonis, et seal nii väga seda ju suurust võib-olla aru ei saa, ehk siis kui sa kõrvutad inimese või mingi objektiga oma tooteid, siis on palju lihtsam. Ja veel siis mingeid nii-öelda näpunäiteid, mis ta tõi, oli see, et kasuta ära oma pakend. Näiteks pane enda pakendi peale sinu peamine otsingusõna, ehk siis see sõna, millega kliendid sinu toodet kõige suurema tõenäosusega seostavad. Näiteks beauty blender või electric drill ja lisa siis oma pakendi peale ka mõned tugevad müügiargumendid, mis sinu klienti seda toodet ostma paneks. Ehk siis esipildi peal on sinu pakend ja sinu toode. Siis 4. punkt oli see, et näiteks, et kui sa müüd vitamiinipudelit, kõik sinu konkurendid on selle vitamiinipudeli pannud lihtsalt püstiselt seisma, siis sinu esipilt näeb välja selline, et see pudel on nagu väikese kalde all. Et jällegi see annab nagu kõikide nende esipiltide seas siis sellist nii-öelda eristuvuspunkti juurde. Ja viimasena ta ütles, et kui sa näiteks müüd midagi väga, jällegi niisugust tavalist, näiteks nagu lillepott, siis kujunda seda toodet, ehk siis pane selle lillepoti sisse näiteks mingi ilus lill.
et need olid siis sellised soovitused. See on väga hea mõtteharjutus nii algajatele kui nendele, kes juba müüvad, et testida oma esipilte, et tõepoolest, et see annab ju reaalselt sihtrühmalt tagasisidet, mis pilt neile rohkem meeldib. Ja sinu arvamus ei põhine siis ainult sellele, et sa arvad, et see on parim, ja tegelikult mida parem pilt, seda reaalsem on saada klikki ja hea väärtuspakkumise puhul ka ost. Täpselt, ma olen kõigega nõus, mis sa ütlesid, et enda nii-öelda arvamusel baseeruda see, et milline on hea pilt, on päris riskantne, et pigem saa tagasisidet enda päris siis sihtrühmalt. Aitäh, aga ma tean, et sul on veel nippe, mida sa soovid meiega jagada. Jaa, mul on veel nippe ja ennem, kui me läheme järgmise nipi juurde, siis ma tahaksin ka veel kord rõhutada seda, et kui oluline on ikkagi sinu toode ja see on ka siis üks põhjus, miks ma olen väga palju energiat pannud sellesse, et luua eestikeelne tooteotsingu koolitus, sest et ma tõesti usun, et see on sinu äri ABC. Nii et see on lihtsalt üks asi, mis ma tahtsin välja käia, et see on tulemas ja ma olen nii-öelda väga elevil, et ma olen saanud oma siis teadmised sinna koolitusse sisse panna. Ja, et kui sa juba räägid siin tugevast baasist, siis tõepoolest, et selline koolitus on tulemas juuni alguses, tooteotsingu ABC. Nii et kui sina soovid alustada Amazoni ettevõtlusega või soovid leida toodet, mida sellel põneval platvormil müüa, siis see koolitus on just sulle. Ja me hoiame teid kindlasti kursis, kui see koolitus on ilmunud, jälgige Kelly Instagrami kontot She Knows Amazon või seda YouTube'i kanalit, jagame siin ka infot. Jah, täpselt, et info on tulemas ja koolitus on ka varsti väljas, nii et hoiame teid kursis sellega. Ja, aga läheme siis edasi nippidega. Ja, et viimane soovitus siis minu poolt on siis nii-öelda selline preventatiivne nii-öelda hoia korras oma tooteleht. Jällegi siis üks presentatsioon, väga meeldis mulle tema ettekanne ja tema soovitus oli siis see, et ta oli loonud nimekirja erinevatest otsisõnadest iga kategooria kohta, mis võivad siis kuidagi sinu tootelehe ohtu seada, alustades sellest, et su tooteleht pannakse kinni, või mingitel juhtudel ka see, et sinu konto pannakse kinni. Ehk siis tema soovitus oli see, et vaata, et sinu tootelehel selliseid sõnu ei oleks, või siis kui need on ja sa tead, et need seal on, siis sa võtad nii-öelda teadliku riski. Mis oli siis tema soovitus, on see, et sa lähed ChatGPT-sse ja sa kopeerid ChatGPT-sse kogu oma tootelehe teksti, pealkirjad, bulletid, lisad sinna enda tootepildid, A+pildid ja ka näiteks enda pakendist pildi. Siis sa lähed sinna lingile, mida me siin video all ka jagame ja valid siis kopeerid kõik need sõnad, mis sinu kategooria alla kuuluvad ja siis lisad need jällegi ChatGPT-sse ja lased ChatGPT-l siis enda siis kogu tootelehe materjali läbi analüüsida, et kas seal on mõnda sõna, otsisõna, mis võib siis potentsiaalselt sinu tootelehe ohtu seada. Ja jällegi, kui see siis on seal, siis sul on variant, et kas sa võtad selle sõna enda tootelehelt ära või siis sa tead, et seal on teatud riskikohad. See on väga hea nõuanne juba nendele, kes müüvad, aga ka täiesti alustajatele, et silmas pidada neid sõnu tootelehte luues. Ja, täpselt, et ma arvan ka, et selline ennetustöö on hea juba nendel, kes siis müüvad või need, kes veel ei müü, et oleksite teadlik, et sellist asja tuleb tähele panna ja et teil ei tuleks nii-öelda üllatus, et miks minu tootelehega nüüd järsku mingi jama on. Et kontroll oleks tehtud. Aitäh, Kelly, et sa jagasid täna meiega neid rahvusvaheliselt konverentsilt saadud nippe ja soovitusi. Me jääme põnevusega ootama koolitust ja sinuga saab ju kohtuda siinsamas Eestis toimuval Amazoni konverentsil Ambition üsna pea.
ja et ma olen Ambitionile minemas, nii et teie, kes te kuulate, kui teil on mingeid küsimusi, siis ja olete Ambitionile tulemas, siis tulge kindlasti julgelt juurde, ma soovin teiega tutvuda. Ja jällegi koolituse osas täpselt samamoodi, et siis hoiame kursis ja juuni alguses on see tulemas. aitäh sulle, Kelly! Ja aitäh sulle, Kaela, ja aitäh kuulajatele!